Aheliselt kõrget lendu teinud, aga näis, kuhu jõuab. Vile on igatahes antud, pall on mängus, Prantsusmaa ja Eesti noortekoondis alustanud. Ja tagant läbi. Seda tagant läbi mängimist nägime väga palju. Oi, kus nüüd eksib Nõmm väga pahasti ja siit lükatakse keskele ja selliseid asju ei saa lubada, nagu Ott Nõmm praegu teeb. 9. minutil kandiku peal ette ja Mathis Tell avab skoori. Ja need on valusad, need on alati valusad. Odobeer nägi seda söötu, võttis vahelt ja Tellisugune mees selle koha pealt lahendamata ei 17-aastasena juba vahetas klubi, vaatame ära selle tulemise. Odobeer siin konksutab ühtepidi, teistpidi meie mehi paneb seal istuli ka Topstikku, aga õnneks Laariks istus alas ja see on alati pahandus ja siit tuleb veel üks löök ja siit tuleb teine ja nüüd see asi kisub juba koledaks natukene, kui Tšaui siis see saab ka teise kirja. 2-0 Prantsusmaa hirmus palju, nad lihtsalt on seal üleval. Veel saab siit söödupunktid kirja, seda tehakse Žuravjovile väga efektselt jalge vahet ka, aga see olukord algas tegelikult juba enne sealt otsajoone pealt. Vahtile tigi taha. Tuleks seda ikkagi palliga jälle nagu nuga läbi või. Madal löök ja Rikoši sööt. Seeselt. Aga jah, tugijalg. Natukene teise süsteemi järgi mängiti kui tänapäeval, aga ikkagi veerandfinaalis Itaalia kaheosalises poolfinaalid olid siis kaheosalised toona, vaatame selle ära ja siit läheb taevasse praegu. Nõmm saab jälle haiget. Odobeer ka tundub. Pahasti kokku põrkasid. Tell seekord paremate äärelt söötja rollis. Väga vast jookse päris nii kergelt sisse kui A-koondistes, aga seda oleks huvitav teada, sest see tundub ikka väga tugevalt Prantsusmaa poole kaldu olevat. Siit tuleb löök ja siit Nõmmelt tõrje ja see oli päris hea tõrje praegu. Näed küll pallile otsajoone. See oli et see pall kuidagi Nõmmele tuli ebamugavalt. Vist oli, sest ta oli nagu juba ühele poole ära kukkumas ja suutis käe meeskond, aga ei ole päris Barcelona. Saavad need 2 minutit täis ka, kui siin on võimalus tekkimas Eesti koondisel ja siit tuleb ta koha peal peale, aga Zaire Emery ise lükkab sellise ebamäärase söödu silmad kinni. Varjud näeb seda, läheb oma pika sammuga, võtab lihtsalt palli Robin Risseri jala pealt ära, paneb selle võrku ja Eesti koondis on mängus täiesti Prantsusmaa vastu. Müts maha Eesti poisid, selle pealt on küll. Kuuleks seda keerulisem hinnata, aga Hõim ja Siht on mehed, kes on siis transfermarkti arvates meie kõige hinnalisemad vähemalt. See pall läheb õnneks ju. Prantslastest jah, siis pildil olev küll tundus, et Varjundile tehti viga, läbisööt siit ja Nõmmest tõstetakse mööda ja tõstetakse pall väravasse ja nüüd tahaks küll tegelikult näha alati, siin me näeme jälle seda jätkuolukorda. Zaire Emerilt muidugi väga hea sööt. Vaher jääb, Eri Junior klutab hästi. Ei saa viga kätte, et nüüd kohtunik ei taha talle enam vilistada ja siin Käit selgelt vea tegi, võttis Telli maha, see oli pigem õige viga. Kaugelt löök, Siht on ees seal ja posti läheb see. See oli Odobeer jälle, nii on ja kiiremini kui Eesti kaitsjad ette jõudsid. Žuravjov seal kätega küljes sellegi poolest tuleb korralik löök ja kaitset jääb ära oma eest läbi, eks see oli päris hea pall ka, Tell väga efektselt jätab. Tali saab siit Käidi eest jooksu, Käidil juba on raske, sellest liikumisest on näha ja võib-olla võinuks Nõmm tulla selle palli. Tali ääre pealt jooksu ja sööt keskele läks kuidagi väga, sööt on ka jällegi nii madal ja nii terav, et prantslastel kasutada karistuslöök õige lubava koha pealt. Tell keerutab otsa, meestest saaksid ju mängida siin veel Patrik Kristal, Martin Vetkal, Karel Mustmaa. Värava ette pall ja Nõmm selle peab nüüd võtma ja jääb mõtlema seal poeg kuivas kokku.
Spursis ka. Nüüd tuleb teravalt ja siit tuleb 5. Siit tuleb 5 ja vabalt proovida. No, otse rinna peale. Vabandust, Matangana oli see, kes palli võitis ja Prantsusmaa 5, Eesti 1. Aga no jälle sellisest hästi lihtsast olukorrast Audi viske järel ja tänast mängu ekspertidega asja arutades käis läbi, et kui tuleb 6 enam-vähem, eks ta nii on läinud ka uus. Äkki seal Paalberg mahub ikkagi mängupäeva koosseisu juba ka ja saab väljakule. Karel Mustmaa ju eelmises mängus sai.